millal viimati rallil osalesid? Taolisel ralli, ma mõtlen nagu rahvaralli, osalesime Tõnuga koos 72. aastal. Edasi on olnud kõik hoopis teistmoodi. Mõned sõud olen sõitnud siin Leedumaal kaasa, aga seal on ka vähe teistmoodi, rahvaralli elementi on vähem, aga sõit ise oli täna väga huvitav. Kuidas see sõit minema hakkas, kui algusest rääkima? No ütleme, meil oli kõik nagu põhi, lõuna ja meri ja maa, kõik oli segamini, et me suutsime kogu aeg keerata. Esimesel katsel suutsin keerata kohe valele poole, eksida. Aga muidu oleks kõik hästi, aga üldjuhul eks meil selle legendiari sõitmisega oli ikka terve rida probleeme. Aga kõik oli oma süüline, nii et midagi teha pole. Me oleme harjunud teismoodi. Just tahtsin küsida, et kas endisaegsel tipprallisõitjal on nagu keeruline sellisesse rahvaralli rütmi nagu lülituda ka? No kindlasti, see on midagi hoopis teistmoodi, aga see on väga huvitav, eks ole, ja teine täna. Võib-olla mõnikümmend aastat tagasi oleks olnud natuke siin see kaardi lugemise poole töö oleks olnud teravam, eks ole. Aga noh, me mõlemad, see on meie ühine arvamus, et see on tegelikult väga huvitav ja seda võiks teha. Muidugi, kui sa oled sõitnud rollivõimendega autoga, kõik on teistmoodi Žiguliga, see on ikka raske päevatöö. Aga ma kordan veel, väga huvitav ja tore sõit meie jaoks harjumatu ja see kõik, mis viltu läks, on puhas oma süü. Alustaks sama küsimusega, mille valiga, et millal viimati võistlusel osalesid? Tähendab, osalesin sportrallil osalin 2010, mind saadeti sealt pensionile, kui ma Vene paarelist sõitsin veel seda Rally Estonia, Mad Krokk oli. Aga samas stiilis me alustasime võistluse automerallidel, kus oli umbes sama stiil. Aga kuna tehnika areng on nii palju, et pooli mõõteristu ma ei oska autos kasutadagi. Ja meile väike seiklus oli. Tuletasime noorust meelt, nagu öeldakse. Kui keeruline oli legendi lugeda ja katsetel hakkama saada? No võt, siin oli natuke juba rajameistri kavalust oli, et ei olnud päris avalikud need asjad, salased ja mida sportrallis ei kasutata. See oli automerallidel, kui me 73-74 aasta sõitsime tollest ajast. Ikkagi tuletasin meelde. Tegelikult välismaal ma vaatan see meie auto, mille sõitsime Kreeka andis, see osavad välismaal sama tüüpi rallidel. Ega see on populaarne. Alustan sellega, et mina tean sind kui krossisõitjat, et mis see eellugu on, et sa siia vanatehnika rallile sattusid? Isa ütles, et toimub ja kuna meil neid vanatehnikat nagu on, millega sõita, siis oli mõte tulla ja asjad kõik klappisid ja siin me oleme ja uus kogemus täiesti. Kuidas ralli minema hakkas algusest peale lõpuni välja? Tegelikult läks suht sujuvalt, et tiimitöö klappis ja ei olnud liiga keeruline, natuke oli mõtlemist ja vaatamist, aga sai kõik tehtud. Kui auto pidas ilusti vastu? Starter lõpetas tööni, et siin peab pärast rahvas aitama käima lükata. Erinevaid unikurallisid ja on toimunud ka varem, et kas olete varasemalt osalenud ja kui siis kuidas on läinud? No, osalenud oleme jah, aga on läinud nii ja naa. Ja nagu siin vanameistrid ütlesid, et ikka süü on ikka enda oma, kui ajad ikka parema ja vasaku segamini. Et see legendi lugemine oli jah natuke, aga muidu võiks öelda, et päris hästi läks seekord. See oli, et autole mingisugune ettevalmistus ka selleks võistluseks? Ei olnud otseselt. Et nii, et esirehvid said eile ära vahetatud ja see oli siis nagu kõik, et garaažist teki alt välja, vana proua siis rajale. Kui rallist algusest tulema hakata lauluväljakult, kuidas minema hakkas ja mis seiklused olid? No seiklused ei olnud muud kui see, et valepoolt Nuia läksin lauluväljakul, et see oli nagu ainuke seiklus, aga rohkem nagu seiklusi ei olnud. Et ülejäänud jooksis kõik väga hästi. Kuigi kaardilugeja on nüüd täna esimest korda üldse loeb kaarti, et ütleme koostöö sujus väga hästi. Alustan selle küsimusega, et kui palju sul üldse varasemaid kogemusi on autospordivõistlustega? Ega väga ei ole. Unikute talverallid paar tükki ja siis mõned igamehe kardivõistlused. Muidu olen pigem pealtvaataja. Mis plaaniga täna tulid? Hästi aega veeta, lõpuni jõuda tervelt. See võistlus nüüd algusest peale läbi rääkida, lauluväljakult algas, et kuidas katse minema hakkasid?
Ma ei tea, meil sujus, kuigi kaardilugeja nägi täna hommikul esimest korda legendi. Sest mu teine kaardilugeja eile hommikul haigestus, nii et. Aga ei, sujus, väga hea legend oli ja väga hästi oli korraldatud ka kõik asi. No rajale sa tulid Rolls-Royce'iga, mis rallidel, Rolls-Royce'iga on ka Dakari sõidetud, aga pigem on ta ikkagi nagu haruldane auto, et kust see mõte üldse tuli, et Rolls-iga peale tuli? No see on väga lihtne, sellepärast et kuna klassis oli ette nähtud 35 aastat vanus ja vanemad, siis mul siuke auto oli olemas ja see oli ka põhjus, miks me selle autoga tulime. Kui ralli algas vigursõiduga lauluväljakul ja lõppes sprindiga Tobiel, et kuidas võidusõit sinu vaates läks, kuidas need katsed läksid? No alguses võtsin liiga rahulikult, nägin, kui palju tegid kõik teised apse, sõitsid need koonused pikale, sõitsid ringi valesti, oleks saanud palju suurema hooga teha lauluväljaku. Pärast võtsime kindla peale, kuskil hiljaks jäänud, kuni siis viimane katse panime ühest kurvist, oleks pidanud minema otse, läksime vasakule ja see oli see keskmise kiiruse katse ja sinna see ralli läkski. Nii et viimane kontrollpunkt jäimegi 2 minutit selle pärast hinnast, nii et pool tundi enne lõppu ühesõnaga murdusime.